Tere 3. K-klass! Täna hakkame rääkima erinevatest laevadest merel ja sellest, kuidas mõjutavad laevad elukeskkonda meres. Kuid enne, kui me läheme õpiku juurde, tuletame meelde oma rohelise kooli projekti Läänemeri, meri ja rannik. See on meile oluline teema, sest Eesti asub Läänemere ääres. Tuletame meelde, et Läänemere reostus on üsna suur. Läänemere vesi vahetub väga aeglaselt. Vees on liiga palju toitaineid. Läänemere seisundit mõjutavad põllumajandus, linnad ja ka laevad. Kuid kuidas täpsemalt mõjutavad laevad elukeskkonda meres? Laevad toovad meile võõrliike, näiteks ümarmudil. Et laeva kere peale koorikloomad ja vetikad elama ei asuks, kaetakse laevade keresid mürkainetega. Ja viimane kõige tuntum põhjus on, et laevad võivad lekkida kütust. Nüüd palun avama õpik leheküljelt 50 kuni 51. Enne teksti juurde minekut loeme koos üle laeva osad. Mast, kapteni sild, korsten, päästepaat, kajut, tekk, tüür, köök, masinaruum, pagasiruum ja ankur. Nüüd vaata Mardi kogutud postkaarte. Siin on reisilaev, tanker, praam, purjekas, kalapaat ja viikingilaev. Mart on juba kaua aega kogunud postkaarte. Üks album on täis kaarte meresõidukitest. Ja kui erinevaid meresõidukeid on olemas? Mardi lemmikuks on pilt väga vanast viikingite laevast. Mart teab, et viikingid olid Põhjamaadest pärit sõdalased, meresõitjad, kaupmehed ja maade vallutajad. Ta otsustab laeva postkaardid kooli kaasa võtta ning teistelegi näidata. Enne kui me saame minna töövihiku juurde, kordame üle reegli. Ülipika täishääliku või täishääliku ühendi järel kirjutame pika sulghääliku KPT. Näiteks vaatas, peitis, loopis, väike. Peame tuletama ka meelde, mis on ülipikk täishäälik või täishääliku ühend. Ülipikk täishäälik on näiteks sõnas köök. Täishääliku ühendi leiame aga juba meie pealkirjast. Laevad, AE. Üks ilus täishääliku ühend on ka sõnas kaua, AUA. See video aitab sul lahendada töövihikut leheküljelt 50. Ole tubli!